Täna räägime kuulagarist. See on tohutu ja tihtipeale valesti mõistetud süsteem, mis jättis 20. sajandi ajalukku kustumatu jälje. Me uurime siin, kuidas see kõik alguse sai, alates revolutsioneerilisest kaosest kuni Stalini loodud hiiglasliku orjatöö impeeriumini. Vaatame koos selle sünge loo lahti. Alustame ühest arvust, 20 miljonit. Laske sel numbril hetkeks settida. See on peaaegu hoomamatu. Oma umbes 40 aasta pikkuse eksistentsi jooksel käis Nõukogude laagrisüsteemist läbi hinnanguliselt 20 miljonit inimest. Ja see ei ole lihtsalt mingi kuiv statistika. See arv esindab terveid põlvkondi, kes neelati süsteemi poolt, mis oli loodud neid hävitama. Ja et seda veelgi paremini mõista, mõelge sellele. Iga 6. täiskasvanu, see tähendab, et peaaegu igas peres, igas külas, igas linnas oli keegi, kes lihtsalt kadus sinna Gulagi saarestikku. Kujutage vaid ette, mida see tähendas ühiskonnale. See lõi hirmu ja umbusalduse õhkkonna, kus igaüks võis olla järgmine. Ja see toobki meid Aleksandr Solženitsõni tavava kirjelduseni. Tema, kes oli ise selle kõik läbi elanud, mõistis, et Gulag polnud lihtsalt vanglate võrgustik. Ei, see oli nagu paralleelne tsivilisatsioon, mis oli rajatud kannatustele, oma enda reeglite, oma keele ja oma enda ellujäämisloogikaga, mis oli tavamaailmas täiesti ära lõigatud. Okei, aga kuidas midagi sellist üldse tekkida sai? Selleks peame minema tagasi aastasse 1917. Pärast revolutsiooni olid bolševikud tegelikult vähemuses ja oma võimu kindlustamiseks kasutasid nad täiesti halastamatut vägivalda. Ja olgem ausad, need laagrid ei tekkinud kogemata. Ei, need olid kohe algusest peale osa plaanist, keskne terroritöörist. Ja selle terrori mootoriks oli Tšeka KGB otsene eelkäija. Lenini käe all tegutses see täieliku karistamatuse tundega. See oli sisuliselt riik riigis, millel oli täiesti vabad käed arresteerida, piinata ja hukata keda iganes, keda peeti ohuks, ilma igasuguse kohtuprotsessita. Alguses prooviti justkui vahet teha. Ühel pool olid poliitiliste vainlaste kontsentratsioonilaagrid, teisel pool tavakurjategijate töölaagrid. Aga teate, see vahe hajus peaaegu silmapilkselt. Režiimi paranoia ja pidev vajadus uue tööjõu järele tähendasid, et poliitvangid ja kriminaalid segati kokku. Ja see lõi laagrites jõhkra hierarhia, kus võimul olid kõige halastamatumad. Nüüd, et aru saada, kuidas see süsteem nii efektiivseks muutus, peame rääkima ühest konkreetsest kohast. Solovki saartest Valges meres. Sellest kaugest endisest kloostrist see kogu Gulagi süsteemi prototüüp. Õõvastav laboratoorium. See tsitaat, see ütleb tegelikult kõik, eks? Need olid esimestest sõnad, mida uued vangid kuulsid. Ja sel hetkel sa teadsid, et sa ei ole enam seaduse kaitse all. Siin ei kehtinud Nõukogude võim, siin kehtis ainult laagrivõim ja see oli absoluutne ja sageli lihtsalt sadistlik. Ja milline see tegelikkus siis oli? Noh, see oli hullem, kui ette kujutada oskate. Valvurid tihti värvati neid vangide endi seast kõige paadunumatest kriminaalidest. Naisi kohteldi kui seksiorje ja sinu ellujäämine sõltus otseselt sinu töövõimest. Ei tööta, ei söö. Lihtne. See oli süsteem, mis oli loodud selleks, et inimene täielikult murda. Aga nüüd tuleb kõige küünilisem osa. Samal ajal, kui need õudused toimusid, käivitas Nõukogude riik oma esimese suure propagandakampaania, et tõde varjata. Nad tegid filmi, mis näitas õnnelike vange malet mängimas ja teatrit tegemas. Püüti jätta muljet, nagu tegu oleks progressiivse ümberkasvatussüsteemiga. Puhas fassaad. Ja see lugu näitab süsteemi küünilisust täies mahus. Kuulus kirjanik Maksim Gorki viidi sinna ja ta nägi sellest eesklusest läbi. Ta sai aru, et see on teater, aga ta mängis kaasa ja kirjutas laagrist kiidulaulu. Ja mis juhtus pärast tema lahkumist? Niipea kui maailma tähelepanu oli kadunud, hukati sadu vange. Okei, nüüd astub lavale Stalin ja temaga koos muutub kõik. Laagrite süsteem laieneb plahvatuslikult. Neil on nüüd uus majanduslik eesmärk ja Stalini radikaalne kollektiviseerimispoliitika vajas tohutut hulka uusi vange. Selleks oli tal vaja luua uus vaenlane. Vaatake, Stalin oli äärmiselt kaval, ta ei haaranud võimu üleöö. Ei, see oli aiglane, metoodiline protsess. Peasekretärina pani ta oma ustavad inimesed igale poole. Kui Lenin suri, oli tee vaba. Ta mängis oma rivaalid, nagu Trotski, lihtsalt üle ja 20. lõpuks oli temast saanud Nõukogude Liidu täielik ainuvalitseja. Ja kes see uus vaenlane siis oli? Need kulakud. Ametlikult tähendas see rikkas talupoega, aga tegelikkuses,
Tegelikkuses piisas sellest, kui sul oli lehem või sa pidasid sulast. Ja järsku oligi sinust saanud parasiit, klassivaenlane, kes tuli likvideerida. See sai ettekäändeks miljonite inimeste kodudest väljaajamiseks ja nende vara konfiskeerimiseks. Sellised isiklikud lood näitavad selle poliitika südantlõhestavat julmust. Kujutage ette, pered rebiti lihtsalt lõhki. Inimesed aeti loomavagunitesse ja sõidutati tuhandeid kilomeetrite kaugusele, et nad keset Siberi taigat maha panna. See polnud mingi majandusreform, see oli sõda omaenda rahva vastu. Ja siin on selle sõja tagajärged numbrites. 7 miljonit inimest suri nälga, 2 miljonit küüditati ja 100 000 saadeti otse laagritesse. Need 2 asja käisid käsikäes, nälg ja laagrid. See oli nõiaring, mis toitis Gulagi masinavärki. Ja siin toimubki otsustav muutus. Gulag ei ole enam lihtalt koht, kuhu vaenlasi panna. Ei, nüüd muutub see Nõukogude majanduse mootoriks. Sotsialismi hakatakse ehitama orjade abil. Muide, siit tulebki see nimi, mida me kõik teame, Gulag. See on lihtsalt lühend, laagrite peavalitsus, aga see nimi sümboliseerib midagi palju enamat. See sümboliseerib muutust. Laagritest sai tsentraliseeritud majandusimpeerium, mille eesmärk oli rikkuste väljapumpamine riigi jaoks, kasutades selleks kõige odavamat tööjõudu, vange. Vaatame 2 kõige kuulsamat näidet. Ühel pool Valgemere kanal, puhas propaganda. Tulemus, täiesti kasutu kanal, mida vangid ise kutsusid tuftaks ehk pettuseks. Teisel pool Koloma kullakaevandused. Eesmärk, kuld riigikassasse. Tulemus, pool Nõukogude Liidu kullast, aga see koht sai endale nimeks Valge krematoorium. 2 erinevat eesmänki, aga sama tulemus. Need ehitati inimluudele. Ja teate, mis on kõige uskumatum? Kogu see tööstusimpeerium ehitati üles labidate ja kerudega, praktiliselt keskaegse tehnoloogiaga. Miks küll? Vastus on lihtne ja kohutav. Inimelu oli odavam kui masinad. Vangid olid lihtsalt asendatav kütus. See vangides seas levinud ütlus Koljumaa kohta, see ütleb kõik. Talv kestab 12 kuud, ülejäänud on suvi. See oli Gulagi kõige hullem ja surmavam osa. Sinna saatmine oli põhimõtteliselt surmaotsus. Külm, nälg ja kurnav töö tegid oma töö halastamatu tõhussusega. Ja siin ongi asja tuum. See oli süsteem, mis oli loodud olema lõputu mõrvarlik protsess. See toimis ainult siis, kui sinna voolas pidevalt peale uusi vande, et asendada neid, kes surnuks töötati. See tähendab, et riik pidi pidevalt tootma uusi vaenlasi, et kogu see masinavärk käigus hoida. Ja lõpetuseks jätan teile mõtlemiseks selle küsimuse. Mida see ütleb riigi kohta, mille majandusmudel põhineb sõjal omaenda rahva vastu? Kui sa muudad oma kodanikud lihtsalt kulutavaks ressurssiks, siis kaob igasugune piir loomise ja hävitamise vahel. Ja just see ongi Gulagi sünni kõige süngem ja häirivam pärand.